kuna kõik teevad videosid S10-test, siis mina teen hoopiski video S9-st, sest S9 on väga hea telefon praegu osta. Üsna tihti tuleb vahetada telefone. Ja nagu ikka, tahad osta uut ja paremat. Ja ka mulle meeldivad telefonid, meeldivad vidinad, meeldivad lisafunktsioonid nendes telefonides. Aga ma ei raatsi telefonidel palju raha kulutada. Kahjuks on head telefonid kallid. Siiski on alternatiiv. Kui ma eelmine aasta tegin video S8-st ja ütlesin, et see on üks hea mõnus telefon ja väga mõnus kasutada, siis sel aastal ütlen ma täpselt sama asja S9 kohta. S9 super suurepärane telefon. Ta on põhimõtteliselt nagu S8, mingit olulist vahet neil ei ole, aga on uuem, natukene kiirem, natukene võimsam. Ütleme, et väike edasiarendus S8-st on see S9 ja aastal 2019 on see väga hea ost, sest just nüüd tuli välja S10. Ja mida see tähendab? S9 hind kukub veelgi ja praegu maksab S9 põhimõtteliselt 500 eurot. Kui väga hästi läheb, saad veel odavamalt, aga ütleme nii, et jämedalt hind 500 eurot ja selle eest on telefoni ikka väga palju. Nii et kes otsib 2019 head ja kas nüüd soodne on vale öelda, aga ütleme nii, et ikkagi tipptelefoni, kvaliteettelefoni ja mõistliku hinnaga, siis S9 seda on. S10 tuli välja, S10 eest 1000 välja panna. Ma ei ole sellest kindel, et ma seda teha tahan. S9 eest 5 sotti praegu ma paneks välja küll, kui mul oleks seda vaja. Mõttekoht, aga kindlasti, kui te ostate endale S9 ja olete nii-öelda Androidi paadis, siis te ei pea kindlasti kahetsema. Nii nagu ka S8 puhul ei tulnud tegelikult kahetseda, midagi enamat on tegelikult raske tahta 500 eurost uuest peast, et ta on tõesti hea telefon. Nagu ikka, näpujälje magnet, nagu nad kõik. Ja põhimõtteliselt kehtib selle kohta kõik see, mis ma olen S8 kohta eelmisel aastal öelnud. Või üle-eelmisel. Ma ütlesin seda üle-eelmisel muide. 2017. Jah. Ja praegusel hetkel 2019 siis siin kevade algul osta S9, kui on vaja uut telefoni. Mina ütlen, et super ost. Kõik, mis iganes peale tahate saada, siin peal on. Ja kui ma S8 puhul kirusin, et see näpujälje juge on nii lollis kohas siin külje peal, siis S9 seda muidugi parandati. Tõsteti ta siia keskele normaalsesse kohta. S10 on küll veel siin ekraani sees lausa ja nii-öelda tilulilu ägedam, aga hinda vaadates siis pool odavam kui S10 on tutikas S9. Ma ei näe siin küll mingit küsimust. Väga ja väga hea telefon selle raha eest. Ma ei oska mitte midagi paremat selle raha eest küll tahta. Kui ma peaks poodi minema praegu uut telefoni ostma, siis ma ostaksin selle. Väga hea kaamera, väga hästi teeb pilti, väga hästi filmib, helistab, teeb kõike, mida sa iganes tahad. Rääkimata sellest, et ta saab isegi internetti minna, siis tõesti, ma ütleks küll, et üks paremaid oste, mida annab teha 2019 lihtsalt seetõttu, et ta hind on sisuliselt pool odavam kui välja tulles. Aga ta ei ole mitte poole halvem. Ta võistleb täiesti vabalt hetke tipptelefonidega ikka veel, kuigi ta on aasta vana. Minu hääl läheb S9-le puhtalt selle tõttu, et ta on töökindel, jah. Tal on küll see Dotter Bixby nupp ikka veel siin, millest Samsung mitte kuidagi ei loobu. Aga ometi on see igati hea telefon, hoolimata sellest Bixby nupust. Ja tõesti, väike edasiarendus sellest on S8-st. S8 on praegu korpus siin ümber, sest see on nii puruks hukkunud, et kui ma see ümbert ära võtan, siis pudeneb lihtsalt klaas tagant laiali. Aga ütleme nii, et ma kasutan ikkagi, need on head telefonid. Alati tasub osta tippmudel aasta hiljem. Et siin ei ole nagu küll küsimust.
eriti Samsungi tippmudel. Jah, siin on teisi tootjaid, kelle tippmudel aasta hiljem vaata, et ongi täiesti vana ja ei kõlbagi osta. Aga Samsungi puhul ei kehti see juba päris mitmed aastad. Et kõlbab täiesti osta eelmise aasta mudelit ja väga hea hinnaga see endale kätte saada. Vaat nii. Seda ma tahtsin teile öelda, et kui olete uue telefoni jahil ja kahtlete, et kas osta näiteks aasta vana S9 Samsungilt või mingisugused muud, mingid Honorid, mingid Huawei'd, mingid Mate Pro'd, mingid asjad, siis mõelge selle peale ka tõsiselt, S9 peale, sest ta on hea telefon. Ta näeb ilus ja viisakas välja, disain on maitse asi, minu meelest täiesti õnnestunud värk. Jah, uuest peast oli natukene kirves, aga nii nagu S10 praegu väljatuleku hetkel, siis nüüd osta S9 ja aasta pärast ma räägin kindlasti sama juttu S10 kohta, et see on juba hea ost. Aga aasta pärast eks siis ole näha, kas ma ütlen seda. Aga seniks, kui tahate head telefoni, võtke S9. See ei ole kinnemõkuste reklaam, vaid see on puhtalt minu isiklik arvamus. Ja ma arvan, et teil ei tule seda S9 ostu kahetseda, kui te seda teete. Kõik tänapäevane värk on peal, mis te iganes telefonist oskate soovida. Ja kasutamiskogemus ei ole üldse mitte halb. Et kiire, võimas, hea kvaliteediga telefon, hea pildi kvaliteediga, hea video kvaliteediga, kõik on ok. Vaat nii. Ja sellega panekski täna punkti. Peagi uus video, olge mõnusad, järgmise korrani.